Sarnaselt teiste Euroopa maadega on Eesti ajalugu sõdade ajalugu. Eestit on peetud sillaks ida ja lääne vahel. Ligi 1000-aastase ajaloo jooksul on Eesti geograafiline asend põhjustanud konflikte erinevate Euroopa riikide ja rahvaste vahel. Eestimaa pärast on omavahel eri ajaperioodidel sõdinud Saksa, Taani, Poola, Rootsi ning Vene armeed. Kuigi sõdadega on kaasnenud häving ja kahjustused, on iga võõras valitseja siia kaasa toonud killukesi Euroopa mitmekesisest kultuurist. Just selle kireva ajaloo tõttu on Eestist saanud nüüdisaegne ja multikultuurne riik, mille ajalooline kogemus on Euroopas unikaalne ja hindamatu. Kuigi Eesti ohvitserkorpus on vanem kui Eesti Vabariik, saab rääkida rahvusliku sõjaväelise hariduse sünnist alles koos vabadussõja algusega. Noore riigi armee vajas rindele pidevat kaadri täiendust. Seepärast loodigi sõjavägede ülemjuhataja kindral Laidoneri käsul 3. aprillil 1919 Eesti Vabariigi sõjakool jala, suurtüki ja ratsaväelaste klassidega. Peale vabadussõja lõppu rajati lisaks sõjakoolile veel mitmeid sõjaväelisi õppeasutusi, mis 29. augustil 1923 liideti üheks sõjaväeliseks struktuuriks, mille nimeks sai Sõjaväe ühendatud õppeasutused. Tänaseks on Kaitseväe ühendatud õppeasutustest saanud ainuke riigikaitselist kõrgharidust andev rakenduskõrgkool Eestis. Kõrgkool tegutseb Kaitseministeeriumi valitsemisalas ja lähtub oma tegevuses Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud määrustest ja normidest. Kaitseväe ühendatud õppeasutuste koosseisu kuuluvad kõrgem sõjakool, täiendõppekeskus, õppeosakond, väljaõppevahendite keskus, logistikaosakond, üldosakond, side- ja infosüsteemide väljaõppe- ja arenduskeskus, rakendusuuringute keskus. Vastavalt põhimäärusele on Kaitseväe ühendatud õppeasutuste tähtsamad ülesanded järgnevad. Õppurite sõjandusalane väljaõppe ja isamaaline kasvatus, kõrghariduse andmine, täiendõppe korraldamine ja läbiviimine, õppekirjanduse, õppemetoodiliste materjalide ja teiste õppevahendite koostamine Kaitseväele, teaduslik uurimis- ja arendustöö sõjateaduse ja sõjaväelise hariduse valdkonnas ja koostöö Eesti ja välisriikide teadus- ja arendusasutustega. Õppetöö läbiviimise tagavad logistika ja üldosakond. Et valmistada ette professionaalseid ja isamaaliselt kasvatatud kõrgharidusega ohvitsere kaitsejõududele, on Eesti ohvitseride haridustee jagatud 4 astmesse. Need on põhikursus, keskastme kursus, vanemstaabi ohvitseri kursus ja kõrgema juhtkonna kursus. Neist 2 esimest etappi läbitakse Kaitseväe ühendatud õppeasutustes. Õppeaeg esimesel astmel ehk põhikursusel kestab 3 aastat. Selle õppekava läbinud omandavad rühma- ja kompaniiülema oskused. Peale diplomitöö kaitsmist antakse noorele ohvitserile rakendusliku kõrghariduse diplom ja nooremleitnandi auaste ning suunatakse teenistusse Eesti Kaitseväkke. Mõneaastase teenistuse järel on ohvitseril võimalus jätkata oma haridusteed keskastme kursusel, ohvitseride kõrghariduse 2. astmel ehk magistriõppe tasemel. Keskastmel toimub põhikursusel omandatud üld- ja eriala teadmiste süvendamine. Magistritöö kaitsmise järel suundutakse teenistusse jalaväepataljoni või brigaadi staabiohvitseri ametikohtadele. Kaitseväe ühendatud õppeasutustes on auditoorne õpe tihedalt seotud praktikaga väliharjutustel. Väliharjutustel kinnistatakse õpitud teadmised ja antakse tulevasele ohvitserile vajalikud juhioskused ja vilumused. See tagab Kaitseväele kaasaegse väljaõppega ohvitserkaadri, kes on pädev täitma nii riigikaitselisi ülesandeid kui osalema ühisoperatsioonides NATO ja ÜRO vägede koosseisus.
Et koolitada kaasaegsetele nõudmistele vastavat ohvitserkaadrit, on Kaitseväe ühendatud õppeasutustes loodud head tingimused õppetööks ja loovaks enesearenduseks. Tartu kesklinnas on ühes kompleksis liidetud nii õppe- ja administratiivhoone kui ühiselamu. Tulevaste ohvitseride hea füüsilise vormi tagab lisaks treeningule ka osavõtt rohkearvulistest spordivõistlustest. Erilist tähelepanu pööratakse sõjalis-rakenduslikele spordialadele, nagu kadettide suvine ja talvine rännak ja laskevõistlused. Üha populaarsem on kapten Urmas Aali nimeline lahtine orienteerumisvõistlus, mida asutaja järgi kutsutakse ka kapteni jooksuks. Ohvitseride kõrghariduse 3. aste antakse Kaitseväe ühendatud õppeasutustega samas majas asuvas Balti kaitsekolledžis, kus läbitakse NATO standarditele vastav ingliskeelne vanemstaabi ohvitseride kursus. Kuigi õppeasutus loodi eelkõige 3 Balti riigi vanemohvitseridele koolitamiseks, õpib Balti kaitsekolledžis ohvitsere ligi 20 erinevast riigist. Rahvusvaheline on ka õppejõudude kaader. Iga kõrgkooli jaoks on tähtsad tema ajalugu ja traditsioonid. Traditsioonide kujundamise ja järjepidevuse eest Eesti rahvuslikus sõjakoolis vastutab kadetikogu, kadette ühendav ja siduv organisatsioon. Kadetikogu hoolitseb kadettide vaba aja veetmise eest, korraldab suhtlust erinevate üliõpilasorganisatsioonide ja seltsidega, peab sidet väeosade ohvitserikogudega ning suhtleb välisriikide sõjaväeliste õppeasutuste kadettidega. Üheks vanemaks traditsiooniks on 3. aprillil toimuv sõjakooli aastapäeva pall. Kadetipalli eesmärgiks on lihvida tulevaste ohvitseride etiketi ja käitumisoskust. Igal aastal osanevad pallil ka lähimate naaberriikide sõjakoolide delegatsioonid. Iga aasta 1. detsembri hommikul kell 5:00 toimub pidulik rivistus. Selle rivistusega mälestab sõjakool 1924. aasta enamlaste ülestõusus hukkunud kadette. Kaitseväe ühendatud õppeasutused on osa Tartu linnast. Et tugevdada sidet linnarahvaga marsivad sõjakooli kadetid Kaitseväe orkestri saatel õppeasutuste aastapäeval ja õppeaasta alguses läbi kesklinna. On saanud tavaks, et kadette tervitavad Tartu Raekoja platsis lühikese kõnega ka linnajuhid. See linnapoolne tervitus on märk tunnustusest ja lugupidamisest kõrgkooli vastu. Tartu on alati olnud ja jääb ka tulevikus Eesti hariduse pealinnaks. Tartu akadeemilises õhkkonnas saab oma haridusega Eesti tulevane ohvitserkorpus. Tere tulemast Tartus! Tere tulemast Kaitseväe ühendatud õppeasutustesse!